Marek oli 42-aastane puutöömees, vaikne ja täpne inimene, kes ei käinud kunagi ringi tühja jutuga. Ta ei joonud, ei suitsetanud ja tegi oma tööd alati lõpuni. Tema isa oli samasugune rahulik, range ja õpetanud talle, et puit ei valeta, inimesed valetavad. Seda fraasi mäletas Marek liiga hästi. Just seetõttu võttis ta ühel sügisesel nädalal vastu ühe näiliselt tavalise tööotsa. Vana metsatallu kuuluv ümarpalkmaja vajas seestpoolt parandamist. Omanik, naine, kes polnud aastaid Eestis elanud, saatis vaid võtmed ja juhised. Raha oli hea, töö oli sirgjooneline ja Marekule meeldis vaikuses nokitseda. Tal polnud aimugi, et see töö ei oleks pidanud eksisteerima. Maja, mis oli valesti elus. Maja ise oli ilus, vähemalt eemalt. Mets oli vaikne, ülevalt voolas uduriba ja palkmaja nägi välja nagu iga teine, mis aastate jooksul vajab hoolt. Aga Marekil oli esimese 5 minuti jooksul juba kõht pinges. Ta märkas midagi, mida tavaline inimene tähele ei pane. Kõik sisemised palgid olid seestpoolt ebaühtlaselt lihvitud. Nagu oleks keegi püüdnud eemaldada iga viimastki sõlme ja ebatasasust, aga teinud seda valede töövõtete, vale surve ja väga värskete jälgedega. Liiga värskete. Saepuru ei olnud. Tolmu ei olnud. Kuid palgid olid nagu eile töödeldud. Keegi on siin sees töötanud, pomises Marek endamisi. Aga miks pole tööriistu? Ja kelle käekiri see on? Puit jutustas loo ja see lugu oli vale. Öö, kus töörütm oli vale. Esimene öö möödus rahulikult. Marek magas, nagu alati, tööriistad ilusasti reas, laudkaaned kinni, uks lukus. Aga teisel ööl äratas ta üles heli, mida ükski puutööline ei tohiks kuulda. Mitte harilik hööveldamine. Mitte lõikamine. See kõlas nagu keegi, kes ei oska tööriistu kasutada, kuid siiski püüab. Rütm oli vale, liiga aeglane, liiga uimane, nagu väsinud käed, mis poleks tohtinud üldse eksisteerida. Paus, hõrd. Hetk korraga vaikus. Siis uuesti, seekord seinast kõrgemalt, umbes 2 meetri kõrguselt. Marek tardus. Ta ei kartnud tavaliselt midagi. Aga see heli? See oli inimlik ainult napilt. Ja napilt inimlikud asjad on kõige hullemad. Hommikul leidis ta puitlaasude vahel värsked kriimumärgid, mis polnud kindlasti seal eelmisel päeval. Midagi oli töötanud öösel. Sees. Täpselt samas majas, kus ta magas. Tööriistad, mis ei kuulunud enam talle. Järgmisel päeval läks asi hullemaks. Mitu tema tööriista oli kadunud. Üks neist, peitel, oli tagasi toodud. Puhas. Hirmutavalt puhas. Isegi õlitilk sillerdas teral, nagu oleks keegi seda hoolikalt poleerinud. Aga see polnud tema õli. See poleerimisviis polnud tema käekiri. See oli peaaegu oskamatu. Peaaegu inimlik. Peaaegu õige, aga mitte päris. Lisaks märkas ta üht, palgjälgede all oli saepuru, mis ei olnud sellest majast. Hoopis heledamat tooni, väga peent, nagu mõnest mujalt pärit palgist. See pole võimalik, ütles ta tasaselt. Puit ei valeta. Aga ta ei suutnud enam aru saada, kelle lugu see maja rääkis. Autoga juhtunu. 3. öö hommikul otsustas Marek lahkuda. Selline objekt ei olnud lihtsalt veider. See oli ohtlik. Ta pakkis oma tööriistad, astus autoni. Ja tardus. Mootorigaas oli lahti. Aga polnud kruvikeeraja jälgegi. Mootor ise näis korras, kuid õhufiltri kate oli eemaldatud ja hoolikalt kõrvale asetatud, justkui keegi oleks püüdnud õppida, mis osa kuu käib. Nagu laps, kes püüab aru saada masina seest, aga ei tea kuidas. Või keegi, kes polnud kunagi mootorit näinud. Siit ma nüüd küll ei lähe, pomises ta ja läks peamajja tagasi. Uks lõi tema järel kinni. See polnud tuul. See oli jõuline, otse kui vihane laks. Saun, mis sulges enese ise. Marek otsustas viimaks ronida sauna, seal oli vähem aknaid, rohkem nähtavust, vähem võimalust millelgi ligi hiilida. Ta pani sauna ahju tööle, istus ukse kõrvale ja püüdis end rahustada. Siis märkas ta suitsu. Suitsu, mis tuli ruumi tagasi.
See ei tõusnud enam korstnast välja. Nagu oleks keegi katusel korstnaava kinni toppinud, liiga kiiresti, liiga täpselt, liiga teadlikult. Puidu sees hakkas kostuma kriipimist. Mitte hiirekraapimist. Mitte oksakriginat. See oli seestpoolt puitu mööda allapoole libisev raske keha. Siis paiskus sauna uks pauguga lahti. Nagu keegi oleks seestpoolt selle poole löönud. Marek hüppas püsti, lõi õla uksepiita, rebis end läb suitsust välja ja tormas metsa poole. Korraks ta vaatas tagasi. Sauna seinale oli selle lühikese ajaga tekkinud värske höövelduse jälg, täpselt sinna, kus ta enne midagi polnud. Midagi töötas tema selja taga. Praegu. Põgenemine ja leidmine. Marek jooksis seni, kuni süda valutas, kuni mets muutus udust ja mustusest üheks triibuks. Ta jõudis lõpuks maanteele ja jäi seisma. Ta ei karjunud. Ta ei suutnud. Üks mööduv auto peatus. Juht märkas, et Mareki käed värisesid ja nägu oli tuhkvalge. Ta kutsus politsei. 2 tundi hiljem leidsid korrakaitsjad Mareki teeäärses kraavist, istumas maas ja vahtimas metsa poole. See ei jäänud sinna, sosistas ta. See tuli kaasa. Ta ei osanud öelda, mis täpselt teda jälitas. Ta ainult teadis. Puit ei valeta. Ja see maja polnud enam ammu lihtsalt maja. Marek jättis selle objekti pooleli. Ta pole sellest ajast saadik ühtegi üksikut metsatallu läinud. Aga töökojas, kus ta nüüd oma päevi veedab, teeb ta alati midagi, mida varem kunagi ei teinud. Ta kontrollib iga päev oma korstnat. Ta veendub, et suits läheb ikka välja. Ja vahel, vaikselt, õhtuti, kostab kuskilt seina seest aeglane, kohmakas hõrdeli. Just selline, nagu keegi õpiks tööriista kasutama. Aga ei oska.